täiesti lume all. Et ma võin kihla vedada, et siin järves forelli tead ei või kihla vedada, ma arvan, et siin ei ole. Võib-olla selgub, et keegi ütleb, et on küll ja saadab selle kohta mingi video ka, või näitab pilti, aga ma ei usu. Täiesti jää ja lume alla samasugune lumesulamise, justiki sulamisjärv. Teine vähemalt oli üles sulanud. Aga nagu näha oligi, see teine oli ka täiesti null. No see on sügavam. Aga noh, kui ta siiamaani on lumine ja jääs, siis ma ei tea. Võib-olla sellepärast ongi jääs, et on sügavam. Ja ei ole sihukest läbivoolu. Teises on madalam ja läbivooluga ja siis kannab lume minema. Nii et noh, see taga on, seal kus kosk alla tuleb, seal on lahtist vett. Aga noh, ütleme nii, et nii palju siis sellest forellimatkast. Rohkem on selline meeldiv mägimatk sel korral saanud, et eks ma lähen tõenäoliselt alla tagasi ja vaatan, mis meri endast kujutab, et äkki saab mõne tulsa veel. Nüüd ei ole väga vahet, forelli ma enam püüdma ei jõua. Et ma just kartsin seda, et mida mul mingisugune suurem kala nööri välja viib, minema viib või mis iganes, siis põhimõtteliselt ma saan nöör otsa. Kallis nöör ka muidugi, ma ei tea, kas sellega ongi mõtet riskida, aga samas, kui ma sinna alla tagasi jõuan, siis ega mingi puhkepausi peab võtma. Ja see on siuke ainuke hea idee. Nii et see meelelahutus ka muidugi. Kas ma seda võib-olla võtan mõned tursad kaasa ka, saab kileks teha, aga niikuinii plaanisin natukene kalaga kaasa tassida, aga forelli küll ei tule. Äkki siin võib veel olla variant, et ma lähen tagasi asjast järve äärde visata, aga ma ei usu. Las ta jääda seekord. Võt! Järvede matka osa sai sellega läbi, et nüüd tagasi teha.